Tere hommikust, mida Viketiga niitjad ikka hommikul ütlevad kui tere hommikust, sest lind ärkab, kell on 6:30 ja mina olen oma Viketitega platsis ühel kinnistul, kuhu on vaja teha üks niitmine. Ja nagu näha, siin kõrval on ilusti muruniitjaga ära niidetud, kuid siia muruniitjaga enam ligi ei saa. Ja ka see hein oleks vaja siin paar korda suve jooksul ikkagi maha niita. Samuti siin on üks mäenõlv, kuhu on ka keeruline ligi pääseda. Ja samuti siit edasi päris järsk allak, kuhu ka kindlasti murutraktoriga ligi ei pääse. Katsetame ära, vaatame, kaua mul siin aega läheb, kuidas läheb. Täna kasutan siin 65 sentimeetri tikkust tera, sest 65 ma arvan siia paras. Nikerdamist siin ilmselt on. Suurt kaart tõmmata väga võib-olla ei saa. Ja tera seisukord on selline, et 6000 rosutekiga ma peale ei lähe, liiga peenike. Ma arvan, et sellele terale täna mul sobib 400-kritine Silikar Rotmarke kunsttuisk. Nii et lähme katsetama. Isegi kui see niitmine on nii lihtne, nii mõnus ja nii kerge tundub, siis isegi soojendustressi sain seljast maha. See nõlv on nüüd tehtud 15-16 minutit. See on puhas rõõm, ülikerge, ülimõnus. Aga siin on igasuguseid puidukasvusid, päris kõvad, seal mingit luuviljalist, kreeki või ma ei tea mida. Igasuguseid puitsid tuleb ja minu üliõhuke tera on siin juba saanud hambad sisse. Nii et sellist tundmatut ala, kus sa ei tea täpselt mida niita, metsikut ala, kus on ka puitu, ei tasu tulla väga õhukese teraga niitma. Aga mul ei olegi paksu tera, mul on kõik Viketid, siletid. Aga ma ei põe nende hammaste pärast, mis siin Viketi sees on. See ei ole üldse teema. Et sellele pööratakse minu arvates liiga palju tähelepanu. Paar hammast siin või paar kahjustust siin tera peal, see ei määra midagi. Mõnus hommik. Linn ärkab, liiklus tiheneb. Lind kuskil laulab. Panin stopperi täpselt kinni, 1:30. Ja vaatame siis üle, mida Viketiga teha annab. Ütleme nii, et ka minu jaoks oli see mõnus, tere Kass, mõnus nikerdamise harjutus ja hommikune trenn on tehtud. Ilus suvehommik. Mida sa veel tahad? Aga lõpetasin siin kiviai äär sai ilusti puhtaks. Ma arvan, et ei jäänud väga palju alla trimmeri tamiiliga trimmerdamisele. Loomulikult siit seda aiamüüri saab selle tamiiliga rohkem peenestada. Aga ma arvan, see ei ole vajalik. Isegi siit kivide ümbert sai väga ilusti Viketiga ära nikerdatud. Aga liigume edasi, siin see kallas, lapse mäng, samuti see äär. Alustasin siit vaaluga ülespoole tõmbamist, et heina tee peale ei tuleks. Ja siin see hein, mis juba oli tee ääres kasvas, selle sai põhimõtteliselt ka nii ilusti puhtaks siit mööda seda kivi äärt, et
praktiliselt peaaegu nagu trimmeriga puhtaks tõmmatud. Natuke rohkem vaeva näha, siis saab veel, aga ma ei tahtnud hommikul vara siin väga metalliga vastu kivi kolistada. Nii, siia jätsin mõned lilled kasvama. Oleks võinud pealt maha tõmmata, poleks probleemi. Isegi siit 2 värava posti vahelt see on vikatiga kuidagi ära nikerdatud, kuigi see vikat ei tahtnud kuidagi vahele mahtuda. Aga siit kiviaia pealt, siin on juba nii palju pinnast, et kive praktiliselt ei olnudki, siin ei olnud üldse probleemi niita. Tera sai ainult ühe täkke seal alguses. See kallas siin oli naadine, see oli puhas lapse mäng. Pane ainult vikat vastu ja naad kukkus. Siit autorehvi juurest väga ei julgenud. Olen ennegi aiakärju rehvi vikati otsaga puruks tõmmanud. Nagu näha, see on õlv ilusti niidetud. Vähimagi mürata. Vähimagi, ma ei tea, siin on ütleme näiteks nüüd majasein. Puhas. Tamiiliga oleks olnud siin heinapudi täis. Pluss ise oleks heinapudi täis olnud. Selline niitmine sobib veel eriti hästi sellisele inimesele, kes selle heinaga pärast midagi teha tahab. Kas loomadele või kusagile peenrasse multsiks ja kompostiks. Hanguga kokku ülilihtne. See ei ole üldse keeruline siit ära viia. Siia jäid ma loodetavasti mõned lilled ka kasvama, et ma kõike maha ei tõmmanud. Aga kive on siin kõvasti ja selline kivise pinnase niitmine oli mul tegelikult esmakordne, nagu oleks kusagil Skandinaavias niitnud, selline tunne. Kolksud ja kolksud käisid, kuid kõik läks kadudeta. No vot siin võib-olla on väike see küsimärk, et äkki seda kohta. See koht on mul siin 2 silma vahele jäänud. Aga ma arvan, et pole hullu või tõmban pärast ära. Nii ja sellise järsu kallaku niitmine, sellist ma ei ole ka väga palju teinud. Ja pole üldse probleemi ülevalt alla tõmmata. Hein kukub ilusti alla vaalu. Väga pikalt seda tegelikult teha ei taha ühes asendis, sest jalad on väga väsivad ära. Väänduvad ära siin ja väga halb on siin päris selle järsu kallaku peal olla. Näed, siin on väike praak. Ai. No nii ja hea videovaataja. Mis ma ütlen? Ma tunnen kaasa tegelikult nendele trimmeri inimestele. Mitte, et ma seda vikatit iseenesest promoks, vaid kuna ma ise olen olnud aastaid, paarkümmend aastat vähemalt ainult trimmeriga trimmerdanud. See nüüd seda ala siin vikatiga niitas, ma hoian peast kinni ja mõtlen, kus see vikat mu elus varem oli. Miks ma seda trimmeri tööd, seda väga mürarikast, musta räpast, rasket tööd pidin tegema. Kui siin ma nüüd pakin vikati kokku ja või võtan kätte ja lähen minema. Valge särk on ka jumala valge. Isegi luiskamisega ei määrinud ära. Ja kui sul on vaja niita kusagil sellist kallakut keerulist kohta, kirjuta mulle, anna teada, vaata, mis teha annab. Aitäh, et vaatasid. Pane like, kui meeldis. Kahjuks mul ei olnud siin filmijat niitmise protsessist. Ja kui tahad näha, kuidas see niitmine käib, siis kutsu mind kohale. Ja jaga sõbrale ka videot, kui sul meeldis. See aitab pikati kultuuril levida. Aitäh sulle!